Kui te nüüd räägite oma keskmisest patsiendist, siis kes tema on? Keskmine kirurgiline patsient on läbi käinud aastate, mõnikord aastakümnete pikkuse tee, eesmärgiga oma kehakaalu kontrollida ja langetada. Tavaliselt see tee koosneb siis sellistest mukkudest ja lohkudest, joojoost, erinevate kaalulangetusviisidega. Ja kirurgiani reeglina jõutakse siis, kui sellest väsitakse ära. Et see on alati teekond, mingil hetkel patsientidel tekib veendumus, et nad sel viisil enam ei suuda ja ei taha ja nad tahavad lahendust, mis toimib ja mis kroonib nende pingutused ka selle tulemusega, mida nad taotlevad ja soovivad. Kui kergekäeliselt või vastupidi raske südamega te inimese enda lauale võtate, millised tingimused peavad päris tõsiselt olema täidetud, sellepärast et naised arvavad alati, et neil on vähemalt 10–15 kilo üle? Me lähtume ravijuhenditest, mis siis omakorda seavad kriteeriumid kirurgiliseks raviks tulenevalt siis kehamassiindeksist ja kasvamisega seotud kaasuvatest haigustest. Aga kui see nüüd kõrvale jätta, siis võib-olla kõige olulisem on tegelikult inimese enda soov ja valmis olek oma elu muutuseks seoses kirurgiga. Ja see on see võib-olla selline keerulisem teema, et see, kuhu tuleb teinekord üsna palju ressurssi ja nõustamise aega panustada. See tegelikult vist päris ikkagi niimoodi ei käi, nagu võib-olla mõni arvab, kes pole süvenenud, et tulen sinna teie jutule, te otsustate mind oma patsiendiks võtta, satun sinna lauale ja pärast seda olen piits peenike ja elu on ilus. See on suure töö ja teekonna algus. See ei käi täpselt nii, nagu te ütlete, et nii nagu ma patsientidele selgitan, et see ei ole lihtne väljapääs, et te kujutage ette, et te näete nüüd üldistatult kogu selle vaeva, mida te siiani olete oma kaalu ohjamiseks näinud, aga lihtsalt erinevus on see, et te saate ka tulemuse. See teiepoolne panus jääb ikka, et sellest ei pääse keegi ka peale kirurgiat. Mis see tähendab? Et see tulemus on ikkagi nagu selles mõttes garanteeritud, kui inimene näeb vaeva või võib olla ka nii-öelda patsiendist mitte tulenevaid tagasilööke ja tüsistusi? See on võimalik, aga kindlasti tulemus on tõenäolisem ja just selle pikaajaline kestlikkus, kui patsient paneb oma panuse sellesse ravisse ja need on sellised lihtsalt igavad käitumuslikud panustamised, mis puudutab liikumisharjumusi, uneharjumusi, oma stressijuhtimise oskuseid ja muidugi ka söömismustrid ja toitumisharjumusi. Mida see söömismustrites tegelikult tähendab, kui see operatsioon on tehtud, mida kõike tuleb hakata jälgima, kaaluma, mida peab juurde võtma? No see jälgimine ja kaalumine võib-olla puudutab patsiente esimestel nädalatel ja kuudel peale operatsiooni, sellega kohanetakse ära, tekib siis selline silmamõõt. Ja ma üldse, kui rääkida eluviisi muutustest, siis ma alati lohutan patsiente, et eesmärk on teha neid hindele 4, aga olla järjepidev nendes, et mitte püüda olla perfektne kõiges, pärast et tavaliselt me seda pikaajaliselt ei suuda ja siis kukume jälle teise kraavi ja siis hakkame nende kahe vahel loksuma. Et selline stabiilsed, mõistlikud toitumisharjumused, liikumisharjumused, võime ennast öösel välja puhata, et mitte võtta endale liiga palju kanda, mida just ei pea elus võtma, et need on mu soovitused. Kas see, vabandust? Jah, ma tahtsin teha küsida, et kõik need soovitused on ju täpselt sellised, mida iga inimene võiks oma peas ja südames kaasas kanda, sõltuvalt sellest, kas ta on selle lõikus läbinud või mitte. Te tõite välja ka, et paljud inimesed on üritanud, aga ei toimi. Miks see siis niimoodi on, et meie hulgas on väga palju inimesi, kes pingutavad, aga ei toimi? Vastus on bioloogia ja selle taga geenid, et meie keha reguleerib kaalu nii-öelda termostaadi põhimõttel, et see termostaat mõnedel meie seast on normaalse temperatuuri peal, mõnedel meie seast ebameeldivalt kõrge, et kaalu puhul samamoodi ja kui see termostaat on kõrgele keeratud, siis ega keha mingitel põhjustel, meile arusaamatutel põhjustel üritab selle külge klammerduda, meie tahteline
soov või tegevuskaalu langetada keha alati ei veena. Ja varem või hiljem siis erinevatel viisil, kas või läbi näljatunde, läbi söömiskäitumise, läbi põhiainevahetuse aeglustumise jõutakse selle algkaaluni tagasi, see ongi see joo-joo, mida enamus kaalulangetajaid kogevad ja mida kirurgia teeb, siis ta piltlikult keerab selle termostaadi madalama numbri peale, et ka keha aktsepteerib seda langenud kaalu siis ilma nende vastumeetmeteta. Kas Ozempicu kasutamine või teie juurde tulemine ja selle kirurgilise sekkumise ettevõtmine on kergema vastupanu teed minek, nagu väga paljud sellise salvava muigega või irooniaga arvavad? Jah, need, kes arvajad tavaliselt on need, kellel on Jumala poolt antud aktiivse mainevahetus ja siis madal rasvumise risk, et nende positsioon on võib-olla ei ole päris see, millelt nad peaksid seda arvamust avaldama, sest et inimesed lahendavad siiski nende nii kirurgia, Ozempicu muudel viisidel väga suurt probleemi, mis nende elu väga tõsiselt mõjutab, elu lühendab, halvendab elukvaliteeti ja nii edasi, et see tavaliselt, see ei ole mänguprobleem, et see on tegelik probleem. Ma tean inimesi, kes on selle operatsiooni läbi teinud ja siis nii-öelda pöördunud vana elustiili juurde tagasi, et te vist peate ka seda rõhutama, et kui see otsus on kord tehtud, et teie juurde juba tullakse, et siis inimene peab ikkagi arvestama sellega, et nüüd üks uus teekond algab ja see tähendab päris palju vaevanägemist. Jah, absoluutselt, nagu ma ütlesin, et see ongi kõige suurem väljakutse rasvumise ravis, ükskõik on see kirurgiline või ravimitega või muul viisil, et patsient kujundaks oma eluharjumused mõistlikus osas ümber ja jääks nende juurde ja see ongi meie roll patsienti seal teekonnal aidata. Ilmar Kaur, suur aitäh seda kõike meile selgitamast ja kõike parem!